Nii, tere sõbrad. Jürikene kutsus mind loomekvartalisse, kui ta eelmine kord kutsus mind ratastooli korvpalli, siis ma olin skeptiline, et äkki ta isegi mõnitab mind, aga vastupidi, osutus see väga positiivseks, toredaks. Seetõttu ma annan talle kindlasti ühe võimaluse veel minu siis jala paranemisel kaasa aidata. Kutsus mind loomekvartalisse ja... Ma võtan kõik sõnad tagasi. Ei ole nii. Ma ei taha, nüüd ma küll ei taha. Namaste. Nagu te näete, head sõbrad, olgugi, et Robile sai näidatud ette, kuidas ennast vormi ajada, ka siis, kui üks jalg ei tööta. Ei ole ta ilmselgelt mitte ühtegi mu soovitust kuulda võtnud, mis tähendab seda, et tuleb edasi tegutseda temaga. Ja ära muretse, need postid on siin hoopis muul eesmärgil. Meie läheme aga siitumises sisse, sellepärast, et meid ootab ees väga eriline trenn, kus me sisuliselt saame teha kogu keha harjutusi niimoodi, et jalad haiget ei saa. Tead miks? Ei tea. Sest me oleme õhus. Ma sealt just saingi haiget, kui ma õhust kukkusin. Tere tulemast Hammoki trenni. Ja nagu sa juba nägid võib-olla, siis kuna me tõesti peame sinusuguse suure keha tõenäoliselt lae alla tõmbama, siis ma ei saa sellega üksi hakkama. Ma olen kutsunud endale appi ühe väga toreda ja tugeva Eesti rokimehe. Olli! Jõudsite ka lõpuks kohale, ma kartsin. Tere, Olli! Et te lõite põnnama. Meil on nii, et praegu viimasel ajal on niimoodi, et mina jõuan alati pool tundi ennem kui Robi, kuigi me autos stardime samal ajal. Kuule, aga kui sa teda vaatad nüüd, kas me oleme võimelised ta lae alla tõmbama? Ei. Oodake, nüüd ma ei saa üldse midagi aru, miks ma lae alla pean minema? Tere, meil on see treener, meeldib Jüri Väga meeldib Tere, Evelina. ma ei saa veel öelda, kas on meeldiv või mitte, vabandust. Vaatame varsti. Tore näha lihtsalt vähemalt, jah. On ja mis meid siis ees ootab? väike, tore, mõnus Hammoki treening. Mind peab tõesti lae alla tõmbama või? Te tegelikult algajad alustavad ikka maa lähedalt, nii et sa ei pea muretsema ja võtame arvesse su väikse igastuse. Köied hoiavadki siis neid hämmokeid justkui nagu kinni, eks ole? Siin on mitu kinnitust ja siin ka peal. Mis see köie nagu võime raskuse mõistes on? Ikka väga palju, siis me kasutame väga palju inertsi, see ei pea üldse muretsema, me ka kolmekesti sinna rippuma minema. Kolmekesi võime minna? Selge, siis on tore, sellepärast, et ega tegelikult tavaliselt, kui treeningvahendeid luuakse, siis seal on mingi piirmäär, mille Robi praegu ületab. Siin me saame hakkama väga kenasti, see peab muretsema. Aga hämmok tähendab võrkkiike nagu justkui nagu tõlkes, eks ole. Ja mul on kodus hämmok, mille peale mina ei tohi istuda, sellepärast selle kandevõime on täpselt natuke vähem kui minu kaal. Ehk siis 105. 105, eks ole, sinna kanti. Ma arvan, sa pead paremaid töömehi otsima lihtsalt, kes kinnitavad õigesti ka asju sulle. Ma võin kontakti jagada. Olli, kas sa oled varem hämmoki otsas rippunud? Ei ole. No väga tore, siis me saame kõik uue kogemuse. Minul kahjuks paarilist ei ole. Te peate ette kujutama, et on. Sul on ka Olli paariline. Tere, Jüri. Hammok on spetsiaalselt valmistatud riie. Te kasutate alguses kahekesti, mõnusalt jagate. Võtad kahe käega mõnusalt kinni ja astud sammuke taha, et tekiks pinge hammokas keskel. Ja natukene viime ennast veel allapoole. Ja siit hakkame vaikselt kiikuma. Valige suunda. Paar korda kiigume. Väga mõnus. Sa pead valima, mis jalg on tasakaalukam. Sinul on ilmselt vasak. Sina tood oma ilusa toreda jala sisse. Kui ta ei lähe sisse, siis peale hammoki allapoole tooma. Väga tubli, hästi. Hirm on vist suurem kui nagu pingutusega. See, kellel jalga sees pole, läheb, nuusutab vaikselt varba. No nii, seda mitte päris, minna läbi. Teeme ära. Ma ei tea, mis juhtus praegu, mul selg rohkem ei paindu praegu. Tahad, ma aitan käega. Aitame sõbrale jalga välja. Ja tehtud. Vedas. Küsimus, kas ma pean minema põlvili ja panema jalad nii nagu sinul on, jah? Jah. Kas sa saad põlvili? Sina paned või mina panen? Võta hammoki toega. Sina paned. Just, väga hästi. Vaata, Robi. Ma tegelikult sisemuses nutan, sest ma ei saa siis jalga ära võtta. Lähed rahulikult käega ja pöörad ennast põlvili niimoodi. No niimoodi lausa, jah? Selge. Siin midagi veidrat toimub. Me ei ole kunagi niimoodi varem Robiga seotud olnud. Sina liigud taha, vaikne kõikumine. Mul on täitsa meeldima niimoodi. See on ju minu mõttes isegi... See on isegi päris okei. Siin on su käed. Kui sa ei püüa mind kinni. Ma püüan. Okei, valmis. Nii. Mida? Valmis? Super. Nii. Karl! Noh! Kas pole hea meel? Väga tubli. Noh! Teie ei pääse sellest, arvestage. Mida sa naeratad? Valmis, 1, 2, 3. Mine. Teed üks jalg sisse poole. Tubli. Hoia. Varbad sirgu. Nice. Ja tubli alla. Oppa. Ma ütlen ausalt, Olli, juba selle pealt said sa oma 3000 puudu jäänud häält praegu. Ma nüüd ei teagi, kas ma tahan olla alla või peal. See on alati küsib. Pea. Mul on selline tunne, et ma tulen hooga ja siis kuradi köis on läinud. Pea läheb siia. Ei lähe. Läheb küll. Valmis. 1, 2, tõuka.
jalg sisse, siruta, sisse, teine kõverda. Tubli. Kuidas on, Robi? Hoia. Issand, mul hakkas praegu kõht keerama. Väga ebasümpaatne. Aga No, Tervist, head sõbrad. hoiate. Täna 2 õhtul meetris. Täitsa. Esmaspäevati kell 10 ja teisipäevast neljapäevani kell 21.30. oi-oi, Kuule, aga see oli väga lõbus. Tahad ka teha, see ei ole üldse keeruline. sulle ikkagi meeldis see harjutus, jah? See oli palju lihtsam, kui ma arvasin. Tule proovi. Mine, ära muretse. See tunne, nagu me oleme sünnitusele saabunud. Suru! 1, 2, 3. 3. Võta kätega teda kinni, püüa. Keda ma võtan? Teda! No kuda on? Ma tahaks koju minna. sa oledki kodus. No ma tulen vaikselt kuskilt tagasi. Opa! ja mis su nimeks sai siis? Poisslaps on terve, 108 kilo. No kuule, aga läheme edasi. Kalluta taha, siis üks jalg sisse, teine samamoodi. Ja siis on vaja 2 jalga veel haakida niimoodi. Ja lase käed lahti, üle pea, ripu. ristivägi, mis siin toimub. No, Karl tuleb sulle jalga vahele ja lükkab ennast üles. siit saab ka välja rahulikult. Ma isegi ei tea, kummal pool ma olla tahan. Mine, harki. Ja nüüd Harki. haagi, üks jalg sisse. Ja nüüd 2 käega roni hästi üles. Sa oled kämblik mees. Istuma. Nii. Ja nüüd rippuma alla, usaldad. Väike keerutus ka sulle. Jumala kava ju. Päris ilus. Ja nüüd toome kaikatolli. No nii. see võtab siit verevarustuse kinni. Ja natukene. Robi, oled sa võimeline seda harjutust tegema praegu? Ma pean vist all olema. Ja nüüd haagi üks jalg sisse, tubli, professional. Ja nüüd roni üles. Tublid. Oi jumal, ja ma pean sinna minema alla. Tule ruttu, noh. See on 115 kilo, mida ma võtan endale nüüd ju. Mida sa teed? Miks peab niisugust asja tegema? Kas me nüüd suudleme? Sellisena mina sind iga päev nüüd näengi. Just. Sellise väikse nunnuna, kes lihtsalt ripub ja on abitu. Ma nagu kujutasin ette, et siia tuleb kuskil teler, eks ole, vaatad mingid snäkid ja siis sa kiigud ja teed trenni vaikselt. Vasakule. Ja nüüd pikaks. Selline tunne, nagu olekski tsirkuse akrobaat. Nagu ei tunne praegu, et see treening kuidagi õigesse kohta läheks. Pea hakkab ringi. No, pidurdame natukene. Ligistad ka natukene. Natuke küll ligistad, jah. Treeningu mõttes on niimoodi, et me oleme teinud 2 väikest harjutust, eks ole. See närvipinge ja strateegiliste kohtade kaitsmine võtab ikka täitsa higiseks. Ja kes oleks võinud arvata, et strateegilisi kohti tuleb kaitsta omaenda sõbra eest? Nagu kõrgele trepile astud ja varvas ette sisse. Pikka ilusa jala tahapoole liigutame ja liibistame alla. Ja nüüd võib sirutada paremat kätt, võtta jalast kinni ja lükata pikaks. Ma tulen ettevaatlikult, liiga palju ka ei tasu minna. See on selline asend, mida varem ei ole ma tundnud. Olli, Joo. sul tuli uus lugu välja. Jaa. Palju õnne. Selle nimi on Bad Song. Jah. No kuidas selline lugu sündis siis nüüd? Tegelikult kirjutasin selle tegelikult juba 2 aastat tagasi pärast Venomit. Ja kuna need sõnad olid siuksed, et meenutasid mulle siukest igapäevast klišeelikku pop-armastuslugu, siis tuli sealt see püant ka, et you make me sound like a bad song, baby. Okei, ise kui sa praegu sellise asendis seda ütled, siis see kõlab. Ma arvan teistmoodi. Sa ütlesid natuke sellist isegi nagu võib-olla sellist flirtiva häälega ütlesid seda Jürile. Kas sul plaan oligi kohe pärast Eurovisiooni tulla looga välja? Esialgselt küll jah, aga siis tead Eurovisiooni minek nagu jäi nagu pooleli vaata ja ma otsustasin, et davai, anname kohe. Varsti anname albumiga. Ja milline on esimene tagasiside loole, mis on tegelikult suurepärane ja kõlab täitsa jälle nii, nagu ei olekski Eestis tehtud? Siiani kõik on nagu positiivne ja inimestele meeldib, et see on siuke positiivne lugu ka, vaata üldiselt ma teen siukest masendavat depressioonimuusikat. Jah. Ette poisid, mina arvan, teen ettepaneku. Paneme selle loo korraks mängima ja lihtsalt kuulame seda kõik koos. Tere kõigile! Ma olen üsna veendunud tänaseks, et need kööd ikkagi peavad ja ma võin siin nii kauem olla. Pea on väljas! Lükkake sisse tagasi. Ja lükkame pikaks. Sa oled nii madalal! Oo, kui hea! Oi, kui tõesti mõnus. Oi, jumme küll. Issand, ritivägi! Mis siin toimub? Täitsa pekkis. Vaata mulle otsa, kui ma seda teen! Yeah, baby. Proovi nagu keha pehmeks saada pärast seda suurt treeningut. Yes. Nagu Dracula. See on parem, kui see välja näeb.
ma ei oleks arvanud, et see treening osutub nii intiimseks. See on üks ägedamaid treeninguid, mis teinud oleme. Aitäh! Palun, tulge veel meie toredasse loomekvartalisse, High Tribe stuudiosse. Vaadake, mis meil veel. High Tribe stuudio on selles mõttes, et nüüd on hämmakites on käidud. Loo sisse otsa nägin neid poste. Olli, tahad sa postitantsu minna? Ainult siis, kui teiega tulete. Ainult siis? No siis me peame veel läbirääkimisi pidama. Igal juhul Ollil on uus suurepärane lugu väljas, nimega Bad Song. Ehk halb lugu. Pange käima, sellepärast tegemist hoolimata pealkirjast on tegelikult suurepärase looga. Aitäh sulle, Olli! Midagi teha ei ole, meid seob see trenn ja need asendid nüüd terve elu. Ma ütlen ausalt, siin võib-olla isegi selles trennis on ainest kirjutada järgmine lugu. Bad Memories! Remember when you put your crotch in my face näiteks. Ega nüüd ongi niimoodi, et ma lähen... Aga igal juhul treening oli aus, lihased said tööd, ka sellised, mida pole üldse teadnud, et olemaski on. Ja sul oli õigus, ma ei saanud jalal haiget. Pingutus oli tegelikult tohutu, mis sa pidid tegema selle lühikese ajaga. Ma kujutan ette, et kui tuled ja teed siin ikka täispika trenni mitu korda nädalas, siis paindud ja oled sama tugev nagu treenergi näiteks, igal juhul. Palun lase mind lahti. Kõigepealt duši alla. Kas sul on vaja abi jälle? Ei, ma sealt tahan üksi hakkama. Ei ole hullu. Ei, ma lähen ära ja aitäh kõigile. Ma võtsin kindad kaasa. Ei, sulle puhtaks.